Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Täna ma teen video teie ja teie partneri vahelised mõtted, tunded ja käitumine. Mõelge palun oma partneri peale, öelge mõttes tema nimi ja mõelge enda peale, öelge mõttes oma nimi. Nii, keskenduge palun. Nii. Noh, kui vaadata seda kaardi, mida mees teist mõtleb, siis ma võin öelda kaks varianti. Ta kas ei mõtle praegu üldse teie peale või vastupidi, ta mõtlebki ainult teie peale. Aga vaatame, mis see hermit tähendab. Kas ta ei mõtle üldse teie peale praegu või mõtleb just pidevalt just teie peale? Mida see tähendab? No seda võib ka võtta jällegi mitmet moodi, et ta võib-olla tõesti mõtleb teie peale, võib-olla kuidas teid endaga kaasa viia, sest siin tuleb ka võidukaart ja tuleb sauade rüütel, et ta tahaks teid kiiresti võib-olla endaga ära kaasa viia. Mida südames tunneb? Ta on praegu, ta kas tahab kiirustada südames või on ta pahane, kuri. Talle ei meeldi, et tal on teiega armu kolmnurk. See, et talle üldse meeldib, ta on nagu tige selle peale. Ja välja näitab saade baas, seepärast, et ikkagi mingisugune aktiivne läbikäimine teil on. Mis see suhe praegu ei ole talle teiega, see ei ole see, mis praegu teda kurvastab. Mis see on talle, suhe teiega, läbikäimine teiega. Tunne, et ta on justkui ukse taha jäetud, kuigi võti on siinsamas. Lihtsalt mine ja keera see uks lahti, tal on tohutu puudus. Mis puudus sul on praegu? Millest sa puudust tunned? Saatan, lähedusest. Tal on teie suhtes väga tugev tõmme ja ta tunneb puudust teie lähedusest. Mida teie mõtlete? Teil on ka hästi siuksed ärevad mõtted. Võib-olla mõtlete, et ta ei ole teist huvitatud või et ta on teid juba maha jätnud, ta ei tee teist välja. Hästi palju häirivaid mõtteid on teil selle mehe suhtes. Südames armastate teda. Aga välja näitate, et olete õnnetu, kurb, miski ei paku teile praegu lohutust. Mis see suhe teile praegu ei ole, see ei ole midagi uut, kus sünnib midagi uut, kus suhtes tekib midagi uut. See on pigem selline külm, distantseeruv jälgimine ainult. Mis on teie vahel? Praegu on, et asjad hakkavad muutuma teie vahel. Praegu on juba mingisugused muutused õhus. Mis on tulevikus?
mingi piiratud olemine, piiratud olukord, mingid hirmud, mis ei lase mõlemal üksteise suhtes tegutseda. Kas siin on kolmiksuhe või? Kas siin on kolmiksuhe või? See tahetakse ära lõhkuda, et see ei jääks nii, et liiga kauaks on see jäänud sellisesse seisu ja keegi siin tahab seda täielikult ära lõhkuda, seda kolmiksuhet. Et ütleb, et ta juba tegutseb või tegeleb sellega, et seda ära nagu lõhkuda, on ju. Kas see teie mees, kelle peale te mõtlesite? Kas ta on vaba? On ta nagu vaba, vallaline see mees? Müntide 8. Ilmselt, lihtsalt tal on palju tegemisi. On leidnud omale palju tegemisi, kas on palju tööd või lihtsalt otsib ise omale mingit tööd. Kas teie olete siin vallaline või? Aga teie tahate ära minna, ära kolida. Aga kas te olete vallaline või? Te olete jah, pereinimene, aga te tahate sellest pereseisusest ära, te tahate kolida ja tahate kolida ära kiiresti. Aga see mees, mida tema tahab teie suhtes, ta on teie suhtes unistused, ta on hakanud muutuma, see, et tal on juba väga tugev tõmme teie suhtes, ta praegu veel suudab piiri hoida sellele. Aga kui see veel edasi läheb, veel sügavamale, siis ta ei suuda enam piiri hoida. Sest siit tuleb hästi jõuliselt, see tuleelement tuleb ülesse ja ta ei suuda enam teie suhtes piiri hoida. Ei suuda enam. See on praegu veel suudab, aga mitte enam kauaks. Huvitav, et teil on jah selline huvitav olukord praegu. Mida tahavad kõrgemad jõud teie ja selle mehe suhtes öelda? Mida tahavad kõrgemad jõud teie ja selle mehe suhtes öelda? On midagi, mida te peaksite teadma? On midagi, mida te peaksite teadma? Tegelikult jaa, siin ongi väga tugev armastus, väga tugev kirg ja siis, kui suudate koos need oma hirmud ja barjäärid ületada, oma hirmumõtetest vabaks saada, et tuleb võit, seepärast et kõrgemad jõud ka toetavad teid. Aga lihtsalt teil tulevad need oma hirmud, need oma barjäärid, vot need tuleb ära ületada. Ja siis nagu läheb kõik hästi, sest siin on kõrgemad jõud teil selja taga. Mida peaks mees teadma? Ja mida peaks naine teadma? Mehel on naise suhtes hirmud, et te olete veel nagu abielus või kooselus. Aga see mees hakkab seda muutma. Tal on mingi uus võimalus avanemas ja ta hakkab seda olukorda muutma. Ja teile, naised, kes te vaatate, et ärge kiirustage nii tugevalt, kiirustage aeglasemalt, sest niimoodi võite te teha mingisuguse vea. Kuigi jaa, kolimine on teil ees, ära te kolite ja lähete koos nagu suhtesse, sest te olete juba ammu tuttavad, vanad head sõbrad.
näete, teie jaoks on see absoluutselt uus olukord, mis tuleb. Teid pannakse olukorda vaatama, kas see on õige, nii peab olema. Sest teid tuuakse selle mehe abil oma kurbuse tsoonist välja. Te olete liiga kaua olnud kurb, liiga kaua olete olnud masendavas meeleolus. See mees on tulnud selle jaoks teie ellu, et oma armastusega teid taas ellu äratada. Aga te olete juba varem tuttavad. Nii et tegelikult on siin asjad head, aga uuesti ütlevad, et teil on vaja igaüks oma hirmust üle saada. Sest see mees on tulnud selleks, et teid viia ära enda juurde. Kõik on hea, mida kaardid praegu nagu räägivad teie suhtes. Kui tunnete, et see on teie kohta, siis kõrgemad jõud annavad teile mõlemale rohelise tule. Lihtsalt peate need oma viimased hirmud ületama. Sellega on siis tänane video lõppenud. Aitäh teile kõigile, kes te vaatasite. Pange like, kui teile meeldis. Kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tulijad vajutage tellinuppu ja musta kellukest. Siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Kes tahab isiklikult oma küsimustele vastuseid saada, kirjutage mulle e-mailile piiv.rutt@gmail.com. Seal lepime päeva ja kellaaja kokku. Ja siis teeme videoseansi teiega Messengeris. See on tasuline. Seanss võib kesta tund aega. Ei pruugi, oleneb palju teil on küsimusi. Ei tegele tervise küsimusega ja kohtuteemadega. Kõik, mis on seadused ja paragrahvid, sellega ma ei tegele. Küsimused on soovitaja paberile ette enda jaoks üles kirjutada, sest seansi ajal võib need lihtsalt meelest ära minna. Igaks juhuks. Nii. Kes on huvitatud, et tahab saada mingi konkreetset abi, seda ma saan aidata teil läbi Reiki. Ma olen teinud esimese ja teise astme kursuse läbinud Usui Reiki. Ja ma saan teha kaugsaatmist teile, kui teil on mingi probleem. Seda lahendada või lahustada, nii kuidas teil on see määratud kõrgemalt poolt. Sest Reiki on iidne eluenergia, ta on tark. Mina olen ainult vahendaja, kes paneb selle Reiki energia jooksma ja teie keha võtab seda vastu täpselt nii palju, kui vaja on. Ja see Reiki läheb täpselt sinna, kuhu teil vaja on. Siis võite ka küsida, uurida, et see on ka tasuline. Ja tänaseks ongi vist kõik, jah. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.